Eile õhtul purunes niidanmurul üks oluline rihm. See on see rihm, mis kannab mootorist jõu üle siis niiduorganile. Ja puhastusimport reageeris kiiresti. Helistasin sinna. Nad panid uue rihma eile õhtul teele. Nii et täna hommikul on ta olemas. Ja kui nüüd rihmavahetus õnnestub, siis saab niidanmuru teha täna lõpuni selle töö, mis eile jäi pooleli. See rihm on siin, aga nüüd on suure ringi küsimus, kas see on ikka õige rihm. Sest puhastusimport teab ja mainis seda kohe ise, et nii-öelda niidanmuru kasutuses on uuema tüübi Ferris 800, mis tähendab, et ka rihm peab olema siis sobiv. Aga vaatame, kuidas see vahetus õnnestub, kõigepealt kas rihm on sama ja kuidas vahetus õnnestub. Sest nii palju, kui ma eile jõudsin vaadata, käib see igal juhul väga lihtsalt ja see on hästi läbimõeldud süsteem. Kõigepealt siis hooldusluuk maha. See on ka üks lahe Ferrise leiutis, mis mulle väga meeldib. Lihtne puhastada. Siis tuleb maha võtta rihmakaitse. Nüüd palti pole vaja lõpuni lahti keerata. Ja siis on vaja seda sama tööriista. No nii, siin ta on, minu kodu. See on näha, kuidas see on kulunud. Tüki välja. Aga vaatame siis, kas pikkused vähemalt visuaalselt klapivad. Tundub, et klapivad. Ja paneme kohe uue rihma peale. Oluline on, et rihm ei oleks 8 keerdus, mis oli eelmise rihma nii-öelda kulumise ilmselgeks põhjuseks. Praegu ongi näha, et rihm on keerdus. Miks ta keerdus meil on, seda ma ei oska öelda. Aga selle me paneme kohe korda. Nii. Nüüd läks korda. Nüüd me tuleb teha sama nipp selle. Nüüd siin tuleb rihmalt pinge maha saada ja peale lükata. Ülimalt nutikas. Ma ei mäleta, et torol oleks see asi nii lihtsalt ja nii mõnusalt käinud. Nii. Nii, rihm on peal. Keerdu siin ei ole, siis läheb ilusti. Ja vaatame tagant ka veel korraks. Kõik on väga hea. Nii. Ja nüüd teeme katse.
sisse. Sellega on korras. See käis kiirelt. Rihm oli õige. Vahetus oli ääretult lihtne. Ja ma olen väga rahul. Head asjad. Oi. Head asjad on kallid, aga nad on ka head. Ja nad on seda põhjusega. Nii. Võib-olla tõesti läks midagi siia vahele, aga ma ise hakkasin arvama, et äkki tekkis see keerd sisse hoopis möödunud nädala lõpus, kui ma sõitsin traktoriga ja töötava lõikeorganiga läbi sellisest 10-15 cm sügavusest loigust või sellisest lohust, mis oli veega täidetud. Ehk siis ma tundsin, et korraks kadus traktoril lõiketeradest kogu jõud ära. Kas siis rihm hakkas libisema? Ilmselt hakkaski libisema seal vee sees. Ja pole välistatud, et sel hetkel see keerd ka tekkis. Ja nüüd nädal aega hiljem siis lõi välja sellise puntrana. Töö tehtud, objekt ootab.